kui siin on nüüd toon ja värvitoonad siin enam ei ole. Ta muutub, läheb kuidagi värvituks sellepärast, et tal ei ole seda konkreetsust, saad aru, selleks kindel segatud toon läheb labivad sellega. Siin on natukene sooja, natukene külma, niisugune väga kirjuks läheb, siin on külma, natukene sooja sees, ma ei saa aru, mis reflekse siit tuleb üldse. See kõht läheb siit, aga see tuleb siit rind, tuleb nüüd, no jah, tuleb kõhu peal. Kokku pühtida midagi niisugust sulatada. Ja selle kohalt on palju parem, et seda ei ole mingisugune kindelt kontuuri, vaid on selline kena maaliline pindsel. See on nüüd kahtlane värv. Tunned lekk, kui ei oska millegiga enam seostada. Ei oska. Nii kõva kontrast, et käed on ilusad, käed on rasked asjad, tead. Nad on ilusasti käsi teed, käed ja nägu, need on kaks võrdset sarnast. Ingepeeglid, nagu öeldakse, käsi ja portree. Portree võõrd, seda ei ole nii vabalt nagu kätelool. Nägu ka niimoodi maalida. Kui elab see on, põimik särad. Seda vaatan, neid käsi sul siin ilusad, niisugused sulavad ja liikuvad ja no kõik upid. Vaatan, väga kena. No niisugune sulab. No võt, selle stiilist ja lähenemine. See on kaks erinevat lähenemist. Olen teinud nägu vahet. Sul ei ole julmust ega julmust olnud, tead see on ütelda, sa ei saa teha, ma saan aru. Eks ta jääb alguses ette, see nägu? Jah, jääb ette. Sa võiksid ju tead. Ta teha täitsa niisugune, kuidas öelda, see naturalistlikult õigesti ära ja siis hakata taandama teda niimoodi. Välja viskama, järjest välja viskama ja vaadata, kui kaugele niimoodi jõuad. Jah, et pärast sealt hakata tagasi valguse varju juurde tagasi tulema. Ja, just niimoodi. No nii nagu kogu see pilt on üles einud sellele. Klassiline idee, seal kaob ära näost, tuleb palju muud kõrvalist elementid ja jutustavad, ma ei tea, mis portree ei ole jutustus. Portree on nagu see kõhtki hingestatus, säärane ilme, üks ilmedat, see ilme tabamine ongi see niisugune imemata tava ehk tavamata ime. Sellepärast tegid niisuguse asja, selle silma nii lihtsalt ja oli ta koopas ja vaatas ja oli ilmekas ja väljendus lükkas ja kõik. Aga kui hakkad väga niimoodi teistmoodi lähenema järsku niisuguses, säärases tõetruuduses ja mis on tõde? Tegelikult tõde lähed hoopis kaugemale sellest asjast. Tahad väga tõepärane olla või? See ei ka kuuleli jälle ja... Jah, nägu on palju kaugemal kui see asi. See on jäänud küll niisuguseks. Huvitav küll ja kuidas siin vormi ise kätte, siin vaata. Video. Ja, eks ta ole. Jääb mulle endale ka jääb mõtet. Muidugi, see on mõtet. Kuidas ma siis ei saa? Jah, kuidas see ei saa, jah. Ühega saan on ju, miks ma siis nüüd ei saa? Jah, küsi, kellelt küsida. Ja see on selline kiirelt tehtud kaudukile. Läksin külla ja oli 2 päeva elasin nüüd seal nagu ilus koha peal lihtsalt. Õline kaunis säärane vaikelu lapsega, titaga. Ja see on see sama seal see Mirve. Tead, nii õnnis ja eluarvus on. Jah, on tulnud. Igasugused elu sulub määretavat, nüüd said, tahtsid said.
aga see oli minu jaoks oli ka päris põnev, kuidas sellest lõpuootuse ümarusest äkki sai selline jah. Et lapsed ja mees vaja kantserdada ja nõud pesta ja elu on karm. See teekerdub ilusasti sellest nõust. Näed sa, kurat, kas vähe maadil tuled või? Vähe jah. Paistab küll. Sa kurat paned järsku selle vanju sisse, tead niisugused täitsa pigiplekid, värvitud, must tead. Oleks pannud ilusa, kas või mingisuguse lilla või mingisugust värv sees. Ta võib tume olla, aga see on niisugune tead surnud säärane plink, tal ei ole pruumi sees, noh. Kõik on ilus. Ja, see on nagu kuradi ma nagu sügitad sinna peale. Kõik ilus teevad. Ja see on niisugune klassikaline keda maailm. Ja siis korraga järsku mingis lõdvestus oos. Enam ei ole pinget, paneb pläraki järsku ära. Nii, vaata. Siin on nüüd ilus valguses lokid kõik lehvinud. Aga miks pärast varjus ka lokid lehvinud? See ei tohiks olla siin üldse. Nii pagana. Siis peab tagant mingi valgus olema siit ja säärane. No võt see kõik näitab ära see, et see liiga kunstiline. Mitte kunstuline, vaid kunstiline. Ahahhaa. Aga vaata külmsed roosad varpad on. Jaa, varpad. Nad oleks võinud roosamad. Ühe löögiga. Ühe löögiga, jah. Niimoodi neid asju tuleks teha, jah. Ja tehtud. Ja kui ilusti see, vaat ilusti läheb. Vaat see on niisugune Franz Hals kõige paremas maagilises mõttes. Tead ju Franz Halsi? No vot, tead joonega ka tihti õiendas ja ka ilusa värviga. Hoos ei ole napsutanud, aga ma olen ta pilte vaadanud. No jah, sama ja purju ja tükka. Nii ilus käsi. Siin natukene tarvis, et tuleks ka käe moodi. Vaata, see on nii laiaksin läinud. See on niisugune värk, et tuleks ikka see kämblausa natukene. Ja natukene see, kui ilusasti selle pärast on neid tahu mõtleda, ta läheb nüüd see varukusse küll, aga vaata see siin, see teeb, lõhub selle vormi ära. Siin oleks ju see kämla pääle ilus soe vari nii kaua, kuni randmeni siit tuleb. Niimoodi neid käsi maalitakse. Siia tuleb eredus, siia tuleb tumedus, siia tuleb valgus ilus küll. Ehk nad on hädaostlikud asjad, puhtad rohelised siia panna. On väga riskantsed asjad. Seda on väga kurat valima. See siin kipub nõu. Natukene julmemaks seda rohelist teinud või mitte tähendab nii tuubi oma, vaid niisugust nurma. Siin on ilusad rohelised sarnased tulevad. See ilusad tükid on siin küll, aga vaata see on jällegi. Siin on surnud? Surnud pind. Pühid ära või pantlaki vahele klaseerid midagi tead niisugust kontrastvärvi peale ja siis ta hakkab seda, saad aru, kihtide viisil ju maalitakse, läheb maru värviliseks ja tumedaks, võib tume olla, aga ikkagi sarane ruum on sees. Vaata suur pind, nii iga värv teab üldse kogu selle pildi suhtes, korral, kas see saab ilusamat värvi tuua saab. See oli niimoodi, aga sa vaata, mis pilt nõuab. Ei tea, kas ta see oligi, see rohkem jälle. Jah. Ise tegi. Ise tegi, jah, vaat see ongi. Ise tegi ja targad mehed. See vaata ainult ja, kuidas öeldakse, värele mu järele. Jah. Jah, vaat see on see.
no see on ju ees, ma kujutan ette, kui ilus see oli see interjööris, eks ole. Jaa, võrratu, jah. Siin on näha neid tükke sellest võrratust küll. Väga kena. Ei jõua järgi, noh. Jah. Kuradi suur ka. On, jah. Mis kuradi suur? See võtab tead nii palju füüsilist energiat ära, et sa enam vaimule ei jäägi. Võtsid vaim ära. Ma läksin... Ma tegin endale uue maja, mõtlesin, et neil on ruumi. Jah, ma tulin siin üles, saali üks oli lahti, vaatasin sisse, tulin ruttu tagasi, formaadid lõhkusid mua, hirmutasid ära. Siin kohe ukse kõrval oli, ma ilma tõrakas ja 3 veerand oli ainult tead, olematust tead, kosmos, mis ta kurat on seal. Kuule, aga ja, et või ei taha nüüd vabandama hakata, akrüül on raske. Jah, akrüül on raske. On, ei oska. No selge, aga mis sa õliga teed? See haiseb kodus. Ja ei saa. Kodus teen, siin teen õliga, kodus teen akrüüliga. No vaat see on see asi, ma olin kahtlemal, et ei saa kodus õli haisva. Ei no ma ise veel, aga no kui sa lähed... Jah, kodu, rasedat naisi, läheb akrüüliga. Muidugi. Ja, et... Akrüüliga, jah. Ja ei, noh, tead, ikka võõras on. Aga see ei ole muidugi ootas mingisugune vabandus surnud värvida. Ei. Seda see ei vabanda, aga tema see võitlus temaga, et vaat noh, tead, et õliga ka, näiteks, et õliga, et võtad pühid ära. Jah, just. Lähed uuesti. Ja kurat akrüüli ei lase ju. Ei lase. Või nagu ta seal on, mida seal on. Ja hakka üle, jah, see on raske asi. Ja see on ka, et ta läheb alati tooni peale tobedamaks. Ja see on ka. Ma ei tea, kas peaks nagu tempera, äkki peaks rohkem sellist löögiga, et katatud kihi ja... Aga teda saab ju ka algusest pääle ju ka nagu vesivärvi teha. No jah, selle vaat seal ma proovisin rohkem vesivärvi, et jääks nagu see akrüülikuma. Üks viimastest on ju, et see akrüülikuma hakkaks sisse jääma. Muidu ma panin nagu õliga on ju. Ja seda küll, aga teda ei saa nagu õli maalida. Ikka esimene kitab nii õrn olema ja läbipaistev ja kui lähed pääle tead, et läheb küll õhukeselt ja või heledalt, aga ta läheb ikka tumedamaks, kogu aeg vast-astmed, mida rohkem pääle maned, seda toon läheb sügavamaks, lõpus kaob värv äragi, kui õige läheb peale. Kus te tegite ka akrüüliga lõpus või? Akrüüliga maalisite lõpus? Viimased 20 aastat akrüüliga? Kogu aeg. Aga tegite ju need hullud, kes ei kasutanud vahepeal valget. Ei, no vahel kasutanud. Vahel oli paar pilti, kus ta ei olnud ilma valgeta läks jube ilu, just see kuma, mis sa rääkisid. Tuletas kohe meelde selle, et läheb kihiga. Ta kasvatad natuke. Kumaga kogu aeg. Jah, seda sai viimased 20 aastat, mis me maastikus käisime. Ikka akrüül. Akrüül, seepärast, et noh, et kas sa märjapildiga seal õiendad. Kuivab kohe ära. Ja sellest siis ikka nii palju, see kogemus oli niimoodi, et ikkagi värvid säilisid, valetil olid ikka kogu aeg märjad, ikka kogu aeg niisugused üle jälle valasid vett pääle ja hoidsid ta niimoodi, et lõpuks oli ikka maha kraapida, mis sellel oli, aga see, noh, ta riivsid ära seda asjana, muud midagi. No eks mul on ka paremaks läinud juba natuke. No muidugi. Aga tõesti on raske, mul on õliga ikka hoolinud sellest, et vähe maalida, aga õli on nagu oleks koju jõudnud või jah. Kergem hakkab kohe. See Madonna lapsega, sa pead selle raami ära harjama. See toores puu tapab kõik need asjad ära.
aga raamis kontrastimist välja tooks need värvid. Ja raamis sõltub jõle palju. No need väiksed peenikesed liistud tõbedased või mustad või need klapivad, aga vaat see kurat võtab selle piltid selle palju väge ja võimu maa. Et ta on ise vägevam kui pilt. Jah, see ongi, kipub olema. Tegid pool tihumeetrit, panid magama kurat ja... Aga no uhke tunne oli. On muidu. Puid täis, puid. No löönud siis veel stuki ka üle ja pronksiga üle, siis oleks mäng täis olnud. Aga toores puid ta on peisitud ainult vist. Jah, õrn vaha on peal. Jah, selge. Ei, sellega ei ole. Raam on pool pilti. Jah, peab temaga veel mängima. Lõpus läks jälle kiireks. Aga mulle see peenikiliist on päris kena. Ei olnud kõige kallim ja annab nagu piirab ära, aga ei... Ja, see on tead ilusasti tervik. Teal ei ole nägu omaette ja ta on kõik ilusasti koos. Nägu ja käed ja lähestiku ka. Ja see isus see aknaraam, see on klassikane ilus säärane renessansi säärane kauguse vaade tead akna taga. Ja nad tulevad ilusa ühe astmeda sügavust. Ja kõik vanad mõtted, aga lähevad alati täielt. Teda oli, mul oli nagu teda jube mugav maalida selle pärast, et kogu minu lapsepõlve ema alati kudus. Ja tead, nagu ta selle kudumise töö kätte võttis. Tuli selline, mul läks turvaliseks kuidagi. Ja eks ole hea. Ja tema kood, mina maalin ja kõik on väga hea. Et muidu jube mõnus oli ja kõige naljakam oli see, et ta kudus mehele villaseid põllikuid. Soo, jah. Ja põlve ümber on ju. Kas mees on orienteeruja või? Läks tuli minema paadimatkale ja siis kui ma lõpetasin, siis see sokk oli siin. Aga ma sellega ei läinud kaasa. Aga see oli... Algus oli. See nagu, oli alustanud ja siis kui ma lõpetasin, sokk oli süles juba. Lõpus lõpuks. Aga siin on see ilus, see faas on niisugune, ei ole utreeritud ka, ta ei ole veel viimasel päeval. Vähemalt ta on ilus kumerus, see on ilus väike kumerus niisugune. Kuidagi, ja ilme ja säärane tead, lõng kulub ja mõte jookseb tasakesi. Või kui üldse mõtted seal on, vaid on lihtsalt niisugune mingisugune olemine, kusagil mujal olemine, jah. Sellega tuli esimene kord, kus mul tuli nagu see, et ma sain nagu akrüüliga seda, et ma läksin nagu... Ja. Et siin on näha, et on jäänud nüüd kumad sisse, et ma ikka ennem... Ei ole kinnimaa. Aga ennem ikka panin kohe... Ja, nagu oli paned, jah. Ja, aga et siin on nüüd natukene seda juba... Valgus sees on ju, siin on ilus valgus. Ometi vastu valgust ja tal on siin ka. No vaata ju hästi klapib. Ja tegelikult õhtul nagu, et siis kui ma maalisin, siis hakkas siit nagu sisse kumama. No näed. Ja kumas juba niimoodi, et ei olnud nagu liiga vastu enam. Et jooksis juba siia peale ka. Et tagant hakkas tasakesi ära minema ja siis kõrvalt hakkas nagu peale tulema valgust. Jah. No, aitäh käte eest, tead on sul ilusad, midagi pole ütelda. Siin on mingisugune triipukk on. Ja, ma vaatan. Ja, ma pidin ikka kogu aeg Indrekut edasi maalima, aga pidin ja lõpuks oligi juba räitus käes. Noor mees, sa oled kõvasti küpsust andnud. No ma austan seda väga. Austan. Et küps mees. Ta on ju, kitsas, peenikene. Ta on keskmised, kuidas öelda, farmepoisid ju. Jälle see ikkagi, see samane asi. See kirju läheb.
kui siin on seda valgust on niimoodi poole käigus, pane siis ometi see varsid rahulikult ära ja leidaks ilus toon sinna sisse võib midagi veel, väike variatsioon sellel samal toonil edasi minna, aga sa oled läinud vähkast rohkem niisugust, kuidas öelda, sarnasuse peale, mõtled nagu objekti. Vaata, kui üks tükk loodus ja jälgi ainult seda valguse varju käib, küll see sarnasus tuleb niikuinii iseenesest, kui sa oled täpne seal vana valgusega või selle värviga. Usus. Ei, ma usun, et ta tuleb, kui sa oled täpne. Sa hakkad joonistama kammist. Näo peal joonistad, käsi maalid, nägu joonistad. Vastab tõele.